Tere tulemast teile inimesi, kel on kõrini sellest, kuidas valitsus suhtub rahvasse ja kes ei lase endale pähe istuda. Ma räägiks mõne sõnaga meeleavalduse korralduslikust poolest. Pärast seda, kui ma olen oma jutu siin lõpetanud, hakkame me liikuma mööda seda tänavat alla. Jälgige kõik kolmes kollase selgkorvestis olevad korrapidajad, kes seisavad.
vaatab vastu, ei näe ka midagi. Suured televisioonijaamad ka kõik kohal. Nad oma uudistesse mõtlevad. Ja uus raamid. They're all made out of things sexy and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university and they all got good advice. Kas keegi tahab trummi? Kas see nüüd töötab korralikult? Kõvemini palun! Kõvemini! Mikrofoni. Kohe lähen taha. Ootaks moment. Nii. Tere kõigile! Mul on väga hea meel, et me oleme siia tulnud. Ja mind rõõmustab kõige enam viimaste nädalate arengute juures see, et poliitika on jälle... Ei kuule? Okei, ma hakkan uuesti. Kuulate, ei kuule? Ühesõnaga, mind rõõmustab kõige rohkem see, et me tohime jälle poliitikast rääkida, et poliitika ei ole ainult parteide ja erakondade, kuidas ma nüüd ütlen, neile ainult lubatud teema. Et poliitiliselt vaid üle-eestiliste massimeeleavaldusteni. Siia lisandub harta, siia lisanduvad kõik need kriitilised artiklid, mis on ajakirjanduses. See kõik kumuleerub, see kõik võimendub, see kõik laseb meie häälel kõlada. Ja nädal aega tagasi me seadsime endale eesmärgiks, et see meeleavaldus peaks olema punkt, millest edasi hakkavad tekkima sisulised arutelud, debatid, et on näha, et rahvas ei istu kodudes, ei jää passiivseks. Ja me oleme saavutanud selle, et Eestlinaline täna siin ja teistpidi me tahame näidata, et me seda ju ei ole. Hea küll, kolmandas reas üks noormees ei ole. Aga jätkame ja palun lavale Maarja Kangro. Vihmavarju ei ole vaja. Mul on väga hea meel näha, et teid on siia nii palju kogunenud. Ja mina olen lihtsalt üks nendest paljudest häältest, kes kinnitavad ikka sedasama muret demokraatia pärast, kodanike kaasarääkimise ja otsustamise õiguse pärast. Ja ma arvan, et me kõik teame, et poliitikas üks keskseid küsimusi on see, keda on näha ja keda on kuulda. Sõnal mingisugust, ütleme, semantilist või tähenduslikku nähtavust ega kuuldavust. Võib öelda, et võim ei kuula sõna. Ta ei kuula rahva sõna, kes ometi on andnud talle mandaadi ja annab talle ka töö tegelikult. Ja mul on hea meel näha, et viimaste nädalatega on kriitilised hääled niivõrd palju tihenenud ja võimenenud. Ja enam ükski asendamatu ligi väita, et avaliku arvamuse arvesse võtmine oleks porno. Muide, sotsioloogia klassik.
sotsioloogiaklassik Max Weber on tõdenud, et rahvas võib andestada oma huvide kahjustamise, aga ta ei anna andeks oma au haavamist. No ma ei tea, võib olla kannatlik Eesti rahvas on tõepoolest nii suuremeelne, et ta ühel hetkel on valmis ka andestama sellise poliitiliselt, ütleme, diplomaatiliselt täiesti ebapädeva avalduse, poliitilise ülbuse, mis muidugi tuleb ministri suust, kes kogu aeg rõhutab iseenese pädevust. Aga ma arvan, et selline suuremeelne andestamine saab ka aset leida alles siis, kui võim otsustab reaalselt hakata kriisi, usalduskriisi, demokraatiakriisi lahendama pidevas koostöös rahvaga ja jällegi me peame lootma, et diskussioonid vabakondadega ei sumbu mingisugusesse tühjusesse, vaikusesse või... Üllar Jörberg laulaks Eesti Laulu Kuula. Aga Üllar Jörberg on üks majandusmigrant nende paljude hulgas, nii et me peame kasutama natuke teisi teid. Tartus, kuna ma alustasin Tartus oma sõnavõttu sellega, kui halb mul on seista rahva ees, siis saadeti mind ka täna Tallinnasse. Tähendab, asi on natuke selles, et tegu on minu arust väga ebatraditsioonilise, väga erilise demonstratsiooniga või rahva ülesastumisega, rahva meelsuse näitamisega. Kui tavaliselt on demonstratsioonideks mingi konkreetne asi, näiteks vastuseis aktale või näiteks kusagil on inimesed väga tugevalt protestivad riigikava vastu minna Iraagi sõtta või midagi sellist, midagi konkreetset. Aga seekord nagu õigupoolest see meeleavaldus on radikalismi maksimaalne vastand. Me oleme tulnud siia, sest kes valetab, see varastab, tõsi. Jah, ebamugav on olla, sest iseenesest lihtsalt piinlikkus on üle piiri läinud. Meile valetatakse näkku. Mida me tahame? Me tahame ausust. Aga paraku on see, et see võtab väga palju maha. Kui aususe rehaga käia üle poliitikast, ega seal väga palju järgi ei jää. Aga ma ei näe ka, et ka väga palju muid variante oleks. Sest valesid ei saa usaldada ja kutsume need tagasi siis. Mis siis ikka? Olgu, kuna ikkagi intellektuaalne, teeme siis väikse tsitaadi või 2 tsitaati Nietzschet. Üks on see, et inimest ei tee suureks tema tunnete intensiivsus, vaid nende tunnete kestvus. Ja võtame selle täna siit kaasa. Meie tunne kestaks. Ja teine, mis puudutab usaldust. Ja selle ma ütlen ka nüüd mõttes presidendile natuke. Nietzsche ütleb, et mind ei vapusta niivõrd see, et sa mind reetsid, kuivõrd see, et ma enam ei saa sind usaldada. Ma tehniliselt lihtsalt ei saa sind usaldada. Ja siis lõpetuseks üks väike Toomas Mannilt, et igasugune heroism seisneb kestvuses. Mitte ühekordses tänaval tulekus, vaid kestvuses, kestvas vastupanust. Paneme kestvalt vastu valetamisele! Suur tänu, Mihkel. Ja ma arvan, et see lõpp võtab väga hästi kokku selle, et täna meid on siin 1000 või rohkem ja tõenäoliselt on päris palju inimesi ka Viljandis täna praegusel hetkel väljas. Aga see ei ole ainukene aktsioon, see on millegi suure algus ja ma võib-olla küsikski, et kui midagi ei muutu, kas tuleme jälle tagasi tänavatele? Super. Ega teil külm ei ole? Ma mõtlesin, et vahepeal võiks teha natukene mingeid hüüdlauseid. Näiteks, et meil on kõrini. Meil on kõrini! Meil on kõrini! Meil on kõrini! Meil on kõrini! Meil on kõrini!
jalgpallirütmis, aga ma sõnu muutsin hirmus palju ära, et oleks natukenegi viisakam. Et Eesti on meie... Ei, see ei lähe riimi. Eesti on vaba ja võit on meie oma. Hakkame otsast peale. Nüüd meil läks mõnusaks kaanoniks. Eesti on vaba ja võit on meie oma. 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 Aitäh! Me siin lava taga proovime võib-olla mõnda niisugust ergutuslaulukest veel välja mõelda kiiresti, aga heliloojad me just ei ole ja mina ei ole luuletaja ja eriti andekas. Aga ma paluksin järgmiseks lavale Rein Raua. Lugupeetud väikese grupi kaaslased. Mul on hea meel näha teid siin nii suurel hulgal hoolimata vihmasest ilmast ja vabast päevast. Oletan ja loodan, et üpris paljud teist on tulnud siia samal põhjusel, miks minagi usus, et see võiks midagi muuta. Ma ei arva, et meil kõigil oleks või peakski olema ühtne arusaam ja nägemus sellest, millest kõiges meie riik peaks teistsugune olema, mida kõike teisiti tegema, aga ühes me oleme ühel meelel. See riik ei saa olla kellegi eraasi, see riik ei saa põhineda valedel, ringkäendusel ja kitsa seltskonna läbi põimunud huvide edendamisel oma kodanike arvel. Ei ole põhjust arvata, et mõni teine poliitiline jõud oleks riigi juhtimisega saanud hakkama tingimata paremini või jätnud tegemata need vead, mida meil on täna põhjust võimule ette heita. Ma tean, et Eestis võiksid asjad olla veel palju halvemini kui praegu, ehkki ideaalist oleme me ka siiski väga kaugel. Aga valijatelt saadud mandaat ühiste asjade otsustamiseks ei ole indulgents ega carte blanche ja ammugi ei anna see õigust neile samadele valijatele valetada. Ma tahan uskuda, et kui miski on valesti ja halvasti, siis ainult sellepärast, et paremini polnud võimalik, et need, kellest ühisasi kõige rohkem sõltub, on ausalt teinud oma parima, aga hetkel mul seda usku ei ole. Me oleme juba kuulnud napisõnalisi vabandusi ja kinnitusi, et kriitikast õpitakse, et tehakse järeldused ja asi nii ei jää. Ma tahaksin loota, et need sõnad on siirad ja mõne inimese suus kindlasti ongi. Kuid seda on natuke liiga vähe ja natuke liiga hilja. Ning hämmeldust tekitavad ka katsed konstrueerida võimukriitikuid viha ja vaenu kibestumise ja ängi hääletorudena. Me ei ole seda, meid ajendab mure, meid ajendab austus ja lugupidamine oma riigi vastu ja austus nõuab ausust, ka raskete asjade väljaütlemist, kui seda on vaja. Ma arvan, et võimul olijatel on nüüd aeg toetada oma sõnu tegudega, sest ainult nii on võimalik taastada usaldus kodanikkonna ja